Te käite KFC-s söömas või? Proovige KFC-d. No nii, hüvete pälle kalla. Kell on põhimõtteliselt õhtul kell 7 ja me hakkame siis küpsetama fried chickenit. Ma ärkasin üks öös üles selle mõttega, et kuidas teha fried chickenit sellise hea spice mixiga. Ma ei ole kõige professionaalsem veel fried chickeni tegija, aga teades mind, kui palju ma tahan retsepti läbi katsetada, siis ma arvan, ma teen seda retsepti veel ja veel, see ei jää viimaseks. Aga ma tahaks jõuda nii hea krõbeda kanani, et KFC peaks panema oma luugi kinni, sest AFC aus fried chicken tõmbas mahlaselt koti pähe neile. Seega, alustame algusest. Esiteks teeme kanale marinaadi. Minul on siin täna võetud kana kintsuliha ja siis broileri poolkoib. Võid kasutada ükskõik millist kanatükki. Esimese asjana ma klopin vahtu 3 muna. Hullult vahtu ei pea ajama, aga lihtsalt see annab talle õhulisust. Nii, kaussi. Järgmisena lisame keefiri. Wow. Ma tavaliselt ei lätserda nii palju köögis, ma ei tea, mis toimub. Ostsin just uue töötasa minna, et nagu nüüd on clean, nüüd on puhas. Õnneks olen ma maailmameister puhastajaseega. Bada-bim, bada-bum. Järgmisena läheb siia sisse happukurgi vedelikku. Ma panen terve purgitäie. Ja viimaks, mis annab veel talle happelisust, on srirachat, natukene vürtsi. Ehk siis selle happukurgi vedeliku ja vürtsise kastme happelisus muudab selle kana pehmeks niimoodi, et kui lõpuks me saame selle krõbeda kooriku, siis see seest jääb ikkagi hõrk ja võimalikult mahlane. Ja viimaks läheb siia 2 supilusikatäit soola ja 1 supilusikatäit suhkrut. Võtame siis kogu oma kana ja korralikult teeme iga viimse kana kui tüki, teeme marinaadiga kokku. Ulala. Nüüd katan ta siis ära toidukilega. Jätame pooleks tunniks selle külmkappi marineeruma. Pool tundi on miinimum. Täna meil ei ole aega, et filmida nii kaua, aga kui sul on aega öö läbi hoida, see on super. See on see, et nagu miks vanana toidud on nagu kõige parem, on see, et sinna läheb aega. Ta alustab eelmine päev. Ja sa mõtled, et miks seal on see maitse, tead seda? See armastuse maitse. See on selle pärast. Armastus võtab aega. Ja järgmisena teeme valmis spice mixi. Esiteks läheb sisse 1 supilusikatäit soola, siis läheb siia MSG. Väga vähesed eestlased teavad, mis asi on MSG, aga kui sa fried chickenit teed, siis on üks oluline komponent. Badabim, badabum. Paprikapulbrit, küüslaugupulbrit, sibulapulbrit, siis läheb siia isuga musta pipart, veidikene oreganot. Ja siis paneme siia lihtsalt kõige tavalisemad kanapuljongi kuubikut. See annab siis sellist head kanale iseloomulikku soolakat maitset. Segame selle kõik kokku. Mix it up. Selline siis on meie spice mix. Võtame natukene seda maitseaine pulbrit ja jätame seda natukene garneerimiseks. Hiljem puistame selle niimoodi mõnusalt sinna kana peale. Hästi õrna kihi. Siis ta annab sellise lisa. Kajenni ei läinudki või? Kajenni peaks ka minema raisk. Paneme ikka spice'iks natukene kajenni ka. Järgmisena teeme valmis jahumiksi. Siia läheb siis tavaline nisujahu. Siis läheb siia hulka kas maisitärklist või kartulitärklist, vahet ei ole. Päris paljud retseptid ei kasuta tärklist, aga minu jaoks see tärklis on just see kõige nakkuvam pulber, mis tõmbab sellele kanale tugevalt külge. Ehk siis ma alati lisan jahu hulka ka natukene tärklist. Sa ei taha seda, et sa saad lõpuks hea koorikuga, see vajub sult lihtsalt kana pealt ära ja siis on sul lihtsalt mingi mögin. Ja lõpuks lisame siis kogu oma spice mixi sellele jahule juurde. Segame selle kõik kokku ja sa tead, et sa oled oma tööd hästi teinud, kui see jahu muudab natukene värvi. That's good. Alati võid näpuga jahuga maitsta. Kas soolakus on paras? Mul tundub täpselt hea. Assa, samba, masta, samba. Oleme jõudnud siia kohta, et kana tuleb marinaadist välja. Ta jääks üleliigset vedelikku, siis paneme kanatükid kuivama. Järgmisena valame oma jahu siia natukene suuremasse sanumasse. Kuna me tahame seda marinaadi natukene tihkemaks muuta, siis võtame seda sama eelmaitsestatud jahu, umbes 3-4 supilusikatäit, lisame juurde ja vispeldame selle siia sisse. Ja nüüd me võtame ka natukene seda vedelikku ja me niristame seda vedelikku siia kuiva jahu sisse. Ja mida see põhimõtteliselt teeb, on see, et need väiksed tükikesed, mis siia tekivad sellest vedeliku ja jahu kokkusaamisest, need jäävad kana külge kinni ja lähevad praadides võimalikult krõbedaks. Ja nüüd hakkab see fun osa. Võtame kana
viskame jahu sisse, üks käsi võiks tegeleda märja osaga ja üks kuiva osaga. Põhimõtteliselt üks trikk, mida tehakse, ongi siis see, et me nüüd loobime seda kana 30 korda siin jahu sees. Ja ma tean, see on nagu ja sa saad õige kana ainult siis, kui sa teed 30 kordust. 29 wasted, nagu sa lihtsalt rikkusid kõik ära. Aga 30 korda, kui sa niimoodi viskad teda nagu Kobe siin, siis päriselt tegelikult toidutehnoloogias on see ära testitud, et tippkokad on seda harrastanud ja põhimõtteliselt tossivad igat kanatükikest 30 korda ja vaata nüüd, ta saab juba enda pealispinnale sellised ebaühtlased kohad, mis lähevadki lõpuks praadides krõvedaks. Ma ei kuulnud, et su 30 oleks lugenud. Jah, tõsi. Kui jahu seest 30 korda on tehtud, siis raputame üleliigse jahu maha ja nüüd paneme ta vedelast taignast korraks läbi. Laseme üleliigsel taignal maha kukkuda ja nüüd paneme ta uuesti jahu sisse. Ja kas mäletate? 30 korda. Ja siis uuesti üleliigne jahu maha ja vaadake nüüd, kõik need ebaühtlased kohad lähevad praadides krõbedaks, seda me otsimegi. Valmis kanad paneme siia. Üleliigne jahu maha, korra vedelast taignast läbi, laseme üleliigsel taignal maha kukkuda ja läheb uuesti jahu sisse. Paljudes retseptides on see, et kui sa viskad nüüd siia jahu sisse, siis öeldakse, et suru tugevalt see jahu siia peale. Aga ma jällegi eelistan seda, et sa mitte ei suru seda, vaid sa just vastupidi hästi õrnalt viskad teda 30 korda siin jahu sees ja siis lased tal tekkida kõik need krobelised pinnad, mis talle siia külge tekivad. Look at this. See kõik läheb ju krõbedaks ja valmis praadimiseks. Enne kui praadimiseks läheb, teeme valmis veel honey glaze'i. Mul on selline mõte, et kui see krõbekana valmis saab, siis ma pintseldan selle üle sellise mee kastmega, et tal jääb siuke õrnalt magus noot juurde. See võiks hästi sobida purksi vahele ja nii edasi ja nii edasi. Seega võtame väikse poti, lisame siia 2 supilusikareid, suurt supilusikareid mett. Nüüd tuleb vaadata, et ei lase seda kärssama, nagu mina siin tahan teha. Lisame siia vett õrnal kuumusel, sulatame mee ära. Nüüd lisame siia sojakastet, see annab sellist umamist maitset sellele meele juurde. Siis võtame ühe sidruni ja parabim-parabum, pigistame siia sisse ka natukene sidrunimahla ja ma panen ka sidrunipipart siia sisse. Nüüd laseme tal ära jahtuda ja siis saame selle piprase mesise kastme pärast kanale peale panna. Ops, ja läheb. Järgmisena hakkame praadima. Selle jaoks kuumutan taimsõli, mul on siin rapsiõli, võib kasutada ka päevalilleõli või avokaadoõli, millel on siis natukene kuumem suitsemistemperatuur kui oliiviõlil, pigem oliiviõlis ei soovita teha. Ja alguses esimese batchiga tuleks siis praadida 160 kraadiga, aga kuna mu termomeeter läks rikki ja see ei tööta, siis ma ei tea, kui kuum see õli on. Seega proovime vanakooli taktikat. Vanakooli taktika käib siis nii, et viskad siia õli sisse mingisuguse väikse taigna tüki ja vaatad, kuidas ta praeb, kas hakkab mulisema. Tegelikult hakkab küll päris hästi. Ja välja näeb seegi siis selline, et võtad siis kana endast kaugemale poole. Võtame järgmise tüki ja samamoodi endast kaugemale. Väga paljud ei viitsiks mässata kodus sellise õlikogusega ja võtta kogu see protsess ette, aga me oleme ampsuköögis, seega siin me teeme seda loomulikult ja me peame ikkagi näitama ju KFC-le koha kätte. On ju nii. Soovitan mitte liiga palju kanatükke samal ajal panna ühe poti sisse, et lasta neil ühtlaselt küpseda, siis on neil vaja ruumi. Oh wow, that's got to be something. Nüüd tõstame nad välja 10 minutiks jahtuma, enne kui me need double fritime. 10 minutit on möödas ja nüüd 180 kraadiga viskame nad veel ühe korra sisse. Nii. Ops. Opsti. Üks poiss tahab meil välja tulla. Vaata seda värvi. Wow. 2 tükki korraga. Double shot, double kill. See on nii krõbe.
no nii, ja me oleme jõudnud nii kaugele, et meie fried chicken on valmis. Me saame hakata pleitima. Tõstame erinevad kanatükid siia taldrikule. See on minu see instrument, vaata. Väike roheline siia ka vahele. See sama spice mix, mille me alguses alles jätsime. Puistame natukene seda otse selle värskelt praetud kana peale. Ja nüüd viimaks honey glaze. Ei pea üldse seda palju panema, aga lihtsalt puistame ta sellega üle. Ja äge on see, et kuna see kana on frititud õigesti, siis see honey glaze, isegi kui me selle siia peale paneme, see ei muuda seda koorikut pehmeks, see jääb ikkagi krõbe. Ja nagu traditsiooniks on, siis ma jõudsin 7. taevasse. Wow. See koorik on ultra krõbe. Kana on jäänud seest pehmeks. Ta on jäänud hõrguks sellepärast, et me hoidsime teda marinaadis alguses ja see honey glaze annab selle viimase magusa touchi sinna juurde. Ja kuna need maitseained, mida me panime sinna jahumiksi praadimise käigus natukene kaovad ära, siis see värske spice mix ja lõpus peale toob selle kõik nagu veel rohkem esile ja ülesse. Siin on nii palju maitseid kokku toodud, et see on kogu ooper koos, ma ütleks. Liiga tihti ei saa loomulikult sellist toitu süüa, küll aga vahepeal võib ennast treatida ja teha perele võib-olla natukene suurem kogus. Igale ühele 1-2 koiba. Super maitsev. Tahan väikselt sind filmida, sinu reaktsiooni ka. Okei, proovime ka siis ära. Näeb ju täitsa isuäratav välja. Võtame siit väikse tüki. Meel. On see spice mix ka nagu. See kõik mängib nii hästi. Parem kui KFC või? Tõmbasime nagu, kas me tõmbasime talda KFC-le või? Iga päev AFC. Mitte KFC, vaid AFC. Tõesti on maitsev, ta on krõbe. Tal tuleb magusat nooti. No see sobiks purksi vahele küll päris hästi. Paneme purksi kokku. Põhja natukene sriracha majoneesi. Järgmisena hapukurgiviilud. Läheb meie krõbe kana. Loomulikult juustu, mille me sulatame ära. Oh yes. Siia peale omakorda ise tehtud kimchit ja natukene ekstra mesimagust glaze'i siia peale. Tipuks peamine panna. Krõbekana burger vürtsika kimchiga. Sellist küll kuskilt KFC-st ei saa. Ainult AFC-st. Mida hekke? Ma ei ole söönud paremat burgerit. Me tegime midagi fenomenaalset täna. Ma isegi ei pelga, ma ei salga kiitmast iseennast. Wow. Ühesõnaga, AFC on ennast tõestanud. Pange tellimused sisse, kui soovite sellist krõbekana burgerit. Ma ei tea, äkki me isegi deliverdaks ära või? Ma ei tea, kuidas seda saaks lahendada, aga kõik, kes Tartus elavad, siis kommenteerige alla, kui tahate, et millalgi teeksime kuskil selliseid burgereid. Super hea roog, proovige kodus järgi. Võtab natukene aega, aga see-eest tulemus on 100% seda väärt. Jõu mees. What's up? Kuule, kodus working. Kuidas sul kõht on tühi või? Mida kahtlast pakkumist kell 10:30? Ei, ma lihtsalt tegin kodumaist toitu. Late night chicken või? Yes. Ma ütlesin, et sina pead ikkagi oma pilguga üle vaatama, kuidas tundub fried chicken. Siin on purks ka tegelikult. Ei ole kahjuks. Ei, see on normaalne, see on päris välja. Telliks homseks hommikusöögiks seda palun. Okei, mis tellimus läheb? 3-kordne kogus. Jõu mees. Kõht ei ole tühi või? Mis sa pakud? Mul oleks fried chickenit Kus sa oled? Tartus. Tartus. Ma olen Tallinnas küll, aga tahaks. Aga vaata seda lähemalt. On isu ka või? No, eks ikka on. Tahad seda crunchi ka kuulda või?
jaa, näidata seda kana või? jaa. sul ei ole kõht tühi siis, jah? anna ampsu siis või ma ei tea, too siia või midagi. Sorry, ma ei ole Tallinnas. küll ma ei saa. me mõtlesime, et saad raudselt nagu...